Tere, minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki meister, praktik, teen energiatööd. Täna ma mõtlesin, et ma tahan rääkida sellisest asjast nagu eesmärgid. Meil on kuidagi arvamus, vähemalt mulle tundub, et meis on istutatud arvamus, et meie eesmärgid peavad olema kogu aeg sellised, et mul on vaja head tööd, head palka, maja, autod, kellegi jaoks mingi kindel summa, mida teenida. Kogu aeg on mingi siht, mida on vaja sihtida. Mille käigus me millegipärast, mulle tundub, unustame ära protsessi iseenda, ehk kuidas me selle sihtmärgini jõuame. Miks me seda eesmärki või sihti üldse taotleme? Sest mulle ma enda kogemusest võin öelda, et me liigume mingi eesmärgi nimel, kontrollides võib-olla mingeid aspekte sellest. Ja kui me jõuame selle eesmärgini, siis tegelikult see ei ole enam absoluutselt see, mida me tahame. Sest me võib-olla kunagi pole tahtnudki seda eesmärki täita. Unustame ära ka selle, et meie ainukene eesmärk peaks olema see, et meil iseendas on hea olla. Ma armastan iseennast. See peaks olema minu eesmärk. Tundub, et looduse hääled võib-olla nõustuvad siis minuga. Ma loodan. Sest tormates nende sihtide, mis iganes nii-öelda nimekirja järgi, mida me oma peas kuskil oleme võib-olla pannud, tihtilugu unustame iseennast ära. Kas tegelikult meie südame eesmärk on see, mida me taotleme? Kas see teeb meid õnnelikuks? Kas see, kui ma saan selle maja, auto, mingi reisi, mis iganes muu eesmärk kellelgi on, kas see teeb mind õnnelikuks? Sest mul võib olla kõik see olemas, aga ma olen sisemises ikkagi endiselt õnnetu, ohver. Ja see on ju kurb, kui sul peaks olema nii-öelda näiliselt kõik väga hästi, aga sisemuses sa tegelikult ei tunne seda õnne, mida sa peaksid tundma siis ju. Nii et ma arvan, et vaata üle oma eesmärgid, oma sihid. Ausalt vaata nendele otsa. Ja miks sa neid eesmärke ja sihte sihid? Kas need teevad sind õnnelikuks? Kas nende poole püüdlemine, töötamine, minemine annab sulle seda jõudu ja positiivsust? Sest ma arvan, et meie eesmärgid peaksid andma meile jõudu, olema kerged. Kui ma teen selle otsuse, et ma tahan näiteks nende videotega jõuda sinuni ja panna sind mõtlema iseenda nii-öelda rahulolusse saamiseni, siis mis on sinu siht? Kas see teeb sind õnnelikuks? Sest mina olen aru saanud, et minu jaoks on rahulolu see, kui ma suhtlen inimestega ja annan neile mingisuguseid nippe, samme, mis aitavad neid edasi ja aitavad neid jõuda selle rahuloluni, mida mina tunnen seda videot tehes. Seega see on võib-olla järk-järguline tegevus, vaadata üle oma nii-öelda nimekiri ja vaadata neile ausalt otsa ja aru saada, et kas see on tegelikult see, mida sa tegelikult tahad.
või sa peaksid keskenduma iseendale ja siis hakkama vaikselt nii-öelda kaevama välja, mis tegelikult sinu süda tahab kogeda siin maa peal. Mis tegelikult teeb sind õnnelikuks. Mis tegelikult pakub sulle rahulolu. Sest ma arvan, et meil kõikidel on õigus olla õnnelik, rahul ja tasakaalus. Ja selle jaoks me peame iseendale otsa vaatama ja aru saama, mis see on. Seega leia üles oma südametõde ja hakka seda järgima. Armasta iseennast, jõua iseendani. Ma väga palun sind. Õnnistused sulle ja kohtumiseni järgmises videos.